Mari-Liis, selgita meile palun natukene selle elutoa muutmise kontseptsiooni ja sinu ideid ning eesmärke siin. Miks sa otsustasid valida selle elutoa tooniks just valge? See on üürikorter 90ndate lõpus ehitatud majas ja tõenäoliselt see remont on sellel ajal tehtud, kui olidki popid sellised oranžid seinad. Kasutatud on väga palju selliseid slaavipäraseid lopsakaid dekoore, nagu need karniisid siin lae all. Et selliseid dekoore nüüd neutraliseerida, et need ei torkaks koheselt silma, siis kõige parem lahendus oligi värvida need seinad üle, värvida valgeks. Sest kui kogu see taust on valge, siis sellised detailid ei torka koheselt silma. Ja kui me räägime nüüd valgest interjöörist, siis siin hakkavadki mängima sellised detailid, et kui kõik oleks nüüd täiesti lumivalge, siis muutuks selliseks haiglasuguseks külmaks ja kõledaks toaks. Aga kuna me oleme siin natukese erinevaid toone kasutanud, siis me oleme saavutanud sellise terviku. Kui me Abakanist kangaid valisime, siis otsisime selliseid heledaid toone. Antud juhul on siis leitud sellised naturaalsed linased kangad, kus on kerge selline muster sees. Pattide puhul on kasutatud pitsi. See lihtsalt annab sellist soojust ja hubasust. Seda tüüpi tekstiilid on hästi kerge sobitada ja kindlasti mängib ka rolli hind. Et selle ruumi puhul oli oluline väga kiiresti, väga lihtsate vahenditega luua selline uus keskkond. Näiteks nende pattide puhul ma andsin ette lihtsalt märksõnad, milline võiks umbes see kangas olla, et võiks kuidagi selle kanga peal kasutada pitsi ja sisuliselt siis õmbleja mõtles ise välja, kuidas seda lahendada, et ma arvan väga hästi tehtud töö ja väga hea ideelahendus. Ja kindlasti tasub midagi ise teha. Siin me oleme kunstihobi poest võtnud lõuendi, šabloonid ja ise lihtsalt teinud sellise maali seina peale. See on küll valge, aga kuna seal on läikiv muster, siis see mõjub kuidagi elustavalt selle valge seina peal. Ja igaüks võib täpselt selliseid mustreid või kujundeid teha, nagu siis ise soovib. Siis vaiba leidsin ma sellisest firmast nagu Alphalend. Selline mõnus karvane, halli värvi. See sobib väga hästi valgega kokku. Annab jällegi pehmust ja soojust ja alati selline soe karvane vaip on elutoas hästi sobilik. See lühter, mille ma leidsin Hector Lightist, on minu suur lemmik siin korteris. See on valge, voolujooneline, hästi naiselik ja selline kirsttordi peal. Valge seinavärvi leidsime Reinuga dekoorast. Kas ka sina leidsid sealt midagi põnevat toa sisustamiseks? Näiteks need hallid padjad on dekoorast pärit. Et täiesti üllatav, et ehituspoest on võimalik ka selliseid sisustusdetaile leida. Jällegi hinna poolest on väga mõistlik näiteks dekoorast endale väikseid detaile soetada. Need padjad mulle hästi meeldivad, et erinevad kujud, erinevad suurused ja neid saab jälle mõnusalt kombineerida. Rein, kuidas sulle meeldib nüüd selle toa muutus? Ei mis ma oskan öelda? Ikka väga palju värskem kaasaegsem. Ja muidugi naiselik. Ma ei tea, miks meestele ei meeldi valged ruumid. Ma arvan, et valged ruumid ei ole meestele turvalised, sest mehed ajavad asju ümber, määrivad, möökerdavad. Kui palju see sinu versioonist erineb? Mida sina oleksid teinud? Ma ei ole ise hüppavas vaimustuses mööbli läikivatest pindadest, aga nad on selles mõttes jällegi siin väga head, et nad toovad kuidagi asjade vormi esile. Need vahukommist valmistatud bordüürid jäid alles, aga mis peamine, kalmukivist valmistatud laud on lahkunud ja matusemeeleolu ongi rikutud. Et kõik on palju helgem ja see ruum muidugi mõjub nüüd ka oluliselt mitte ainult õdusama, vaid ka avaramana. Ta on ikkagi hoopis teine asi. Minu lemmik on see lamp. Ta meenutab mingit haigust, aga ma ei oska öelda millist täpselt. Aga ta on äge. Väga äge. Minu jaoks on nagu seda valget siin
selles mõttes liiga palju, et minu jaoks on ta nagu tõepoolest liiga steriilne. Ma oleksin tõenäoliselt natukene rohkem tahtnud võib-olla erinevaid toone. Ilmselt midagi sinaka poole ja võib-olla midagi sellist beeži ja šampanja suunas. Ühesõnaga natukene suuremat värvikammat või spektrit. Aga iseenesest esemed ja nende nagu mõttekus või funktsionaalsus selles ruumis, et umbes samasugused esemed oleks ise ka mõelnud. Kõlab halvasti, aga mõtlen kõige paremini, et nagu esteetilises mõttes lollikindel valik. Daamidel käiakse külas niisugustes keskkondades. Aga ei elata. Ilus.